No nii, Take 3. Ma olen 3 korda hakanud seda videot salvestama ja iga kord on lihtsalt mega linnuparv lennanud mul silmest mööda niimoodi, et ma olen oma keskendumisvõime kaotanud. Sest et kui ma näen linnuparve, siis see on minu jaoks midagi nii võimast ja nii tähelepanu väärivat, kuidas lihtsalt mingi suur parv lihtsalt teeb mingit lendu seal taevas ja see on lihtsalt nii sõnatuks võttav, et ma ei saa keskenduda. Ühesõnaga, Take 3. Täna ma tahan jagada sinuga ühte praktikat, mis on minu elus olnud juba 3 aastat küll ja mida ma olen edasi andnud oma individuaalsetes hääletööpraktikates, ringides ja see iga kord puudutab inimesi ja loob mingil tasandil muutuse, mis on nende jaoks oluline. Ja see on meie unikaalse hääle avamise praktika, mille ma sain selliselt ägedalt polümaadilt ja globaalselt liidrilt nagu Robert Edward Grant. Ta jagas seda Deja Blue podcastis ja ma kohe tundsin ära selle ja kohe võtsin kasutusse ja kohe hakkasin edasi andma. Ja aastaid või mõned hetked hiljem ma mäletan ühte sellist unenägu, kus ma nägin, et ma tegin seda saalitäie inimestega ja inimeste teadvused muutusid mäekristallideks. Ja see praktika on näidanud aastate jooksul oma väärtust. Ja see on mul linnulaines ära salvestatud ja ma olen seda jaganud eraviisiliselt inimeste käest, kes on mu käest küsinud seda, kes on kogenud seda, et hiljem kodus ka teha. Ja nüüd ma toon selle siia sotsiaalmeediaruumi ja annan selle kingitusena, sest see on lihtsalt nii suur kingitus. Ja selle jaoks, et seda praktikat teha, on sul vaja 5 minutit, ideaalis päikesetõusu ja võimalust olla päikesetõusuga siis vastakuti. Ja me alustame alati seda praktikat hingamisega. On 2 võimalust. Kas teha ühendatud algallika hingamist avatud suuga, ehk siis hingata suu kaudu sisse, avatud suu, välja. Selliseid hingamisi on hea teha umbes 10 korda. Ja teine hingamisvõimalus, mida Robert Edward Grant kasutas, oli selline, et sa hingad nina kaudu sisse. Siis natuke veel, hoiad ja hingad välja. Hingad sisse nina kaudu. Natuke veel, hoiad. Ja hingad välja. Ja teed selliseid hingamisi siis ka 5-10 korda. Ja hea on sellesse praktikasse minna sisse kavatsusega. Lubada meel ja mõistus puhkusesse ja hinnangute vabasse olemisse. Ja
tulla ühendusse oma unikaalse sagedusega, oma unikaalse heliga ja pärast hingamist me asumegi koos häälima I, A, O, M ja teeme seda siis tänasel juhul 5 korda ja teisipidi siis M, O, A, I samamoodi 5 korda. Kuid sa võid seda ka pikendada ja laiendada 10 korrale, 15, 20, nii nagu sa tunned ja sul ajaline vabadus on. Kuid lähme teele. Ma kutsun sind algallika ühendatud hingamisse. See on minu enda üks lemmikpraktikaid, mille loojaks on Binny A. Dansby. Ja see võimaldab tõesti lõdvestada meie lõualuudel. See on ühenduses ka meie vaagnapõhjalihastega, kus tegelikult meie selline häälevägi tuleb. Ja kui sa soovid, siis võid sa sulgeda silmad, hingates avatud suuga sisse ja välja. Hinga sisse, et alustada.
ja kui sa oled valmis, võid avada oma silmad ja paar tähelepanekut, mida siis selle praktika ajal teha, on see, et otsida oma kehas resonaatoreid, neid kohti, mis kajavad vastu. Ja kui sa kujutad ette oma keha nagu suurt templit või katedraali, et siis mis on need kohad sinu kehas, mis kajavad vastu, kus su hääl läheb helisema. Meil on rinna osas on resonaatorid, meil on peas resonaatorid, meil on alakõhus resonaatorid. Et ole julge neid avastama ja tundma ja kasutama selleks ka erinevaid helikõrguseid, kui sa seda praktikat teed. Ja aitäh, et olid minuga kaasas